Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere head kuulajad, Sihitult tipus on taas teiega ning tänases saates keskendume eelkõige terviseandmetele ja sellele, et kuidas rakendusuuringud valdkonnale kasulikud on ja mida kõike nad siis seal võimaldavad. Mina olen Brent Pere ja täna on stuudios 3 külalist. Janne Pullat, Metroserti rakendusuuringute keskuse terviseandmete valdkonna juht. Anna-Liisa Kubo, Nordica Medical kaasasutaja ja innovatsioonijuht ja doktor Neeme Tõnisson, Arstide Liidu president ja Tartu Ülikooli professor. Alustame ehk põhilisest, et kui me räägime terviseandmetest, siis mis nad üldse selles kontekstis tähendavad? Terviseandmed on andmed, mis tekivad igapäevaselt meie kokkupuutes tervishoiusüsteemiga. Ja näited ongi, et me käime arstivisiitidel, kus meie terviseseisundit hinnatakse või haigestumisel haiguses seisundit, siis andmed tekivad ka ravimite retseptide väljakirjutamisel või ka tervise hindamiseks ette nähtud analüüside tellimisel laboritest. Ja kõik need Eestis talletatakse digitaalselt kesketesse nii riiklikesse kui ka eraandmekogudesse ja nii ongi. Nii ongi. Kas see sekundaarne analüüs siis tähendab selles kontekstis seda, et ei uuri kuskilt ja ei tee sellist esmast analüüsi, et andmeid enda kätte saada, vaid siis kasutate juba neid andmeid, mis kuskil saadaval on, täpselt nagu te mainisite tervishoiusüsteemis? Täpselt nii, et esmase ülesande on need terviseandmed juba täitnud, aga nad on talletatud ja kui nüüd need analüüsida nii-öelda suurandmekoguna, siis moodustuvad sellised infomustrid, mis on uus info ja selle põhjal on võimalik teha teadustööd, luua või arendada uusi ravilahendusi või ka tervishoiusüsteemi planeerida. Et isegi Maailma Terviseorganisatsioon on välja öelnud, et see on globaalselt väga oluline, et nende andmete teisene analüüs võimaldab muuta tervishoiu tõenduspõhisemaks, targemaks ja jätkusuutlikumaks. Neeme, mis seisus praegu nende andmetega Eestis olukord on, et kas on kõigile palju neid kättesaadavad ja on seis hea nende analüüsidega? Ma võib-olla teeks kõigepealt kuulajatele puust ja punaseks selgeks, et mis on see andmete esmane kasutus ja mis on teisene ehk sekundaarne kasutus. See on väga hea mõte. Et see esmane kasutus terviseandmete loomulikult on see, et me tahaksime isikute kohta kogutud andmeid kasutada nende kohta siis terviseotsuste tegemisel, aitavad meid haiguste diagnoosida, ennetada, jälgida, vaadata siis ravitulemusi. Sekundaarne või see teisene kasutus on andmete üldistatud kasutamine, kus me teeme mingeid kokkuvõtteid, kogume teadmisi näiteks epidemioloogia vallast, milline on haigestumus, mingid kindlad elanikerühmad, võrdleme ennast teiste riikidega näiteks, kas või siin hiljutine COVID-i pandeemia, et kogu see jälgimine oli üks suur andmete teisene kasutus. Koguti andmeid on ja mis on uued viirustüved ja mismoodi siis mingid tüsistused tekivad. Ja võib-olla Eesti lõikes üks selline väga tuntud andmete sekundaarse kasutamise koht terviseandmete puhul on just näiteks Eesti geenivaramu. Jah, et see on selline meditsiinivaade, aga tehnoloogia seisukohalt ma avaksin ka seda vaadet, et terviseandmete teisene kasutamine on väga oluline osa kaasaegsete tervisetehnoloogiate ja isikupärastatud lahenduste arendamisel ning valideerimisel. Siit võimegi kohe Anna-Liisa sinuga jätkata, et kui mõelda näiteks Nordica tegevuse peale, mis on see, mis just sellest analüüsist teile kasu on? Nordica Medical on meditsiinitehnoloogia ettevõte, mis arendab uudseid haavaravi lahendusi. Et meie toode on siis
haavaside, mis on füüsiline toode ja võimaldab haavasid paremini parandada. Ja üks osa meie arendustööst on tõesti andmete kogumine, ehk siis ettevõtte arenduses oleme praegu kliinilise valideerimise etapis, ehk me teostame kliinilisi uuringuid ja kogume patsiendi tagasisidet ja ravi tulemusi haiglatest. Ja need andmed on üliolulised, sest need andmed on vajalikud ettevõttele selle jaoks, et me sõnastame lõpuks turundussõnumid siis viidates teaduspõhistele tulemustele. Nii et meie jaoks on andmete kogumine ülitähtis. Ehk siis ei ole päris nii, et tuleb mõte ja kohe viskame reklaami üles ja jumal juhatab siis, et kes kust võtab. Ei ole nii, et see on kõik väga süstematiseeritud, planeeritud ja koordineeritud tegevus. Kui palju on üldse juba rakendusuuringute keskuse poole nüüd selle ikkagi suhteliselt lühikese aja jooksul pöördunud ettevõtteid, et tere, tahame abi? No ajaperiood on tõesti lühikene olnud, aga vähemalt üle 10 ettevõtte on juba meie poole pöördunud ja pooldega nendest me juba disainime projekte. Nii et see nõudlus on, isegi kui see Eesti turg ei ole nüüd maailma mõistes kaunis suur, siis see on täitsa reaalne olemas. See on reaalne olemas ja meie Metroserdis ei piirdu ainult Eesti turuga. Ehk siis mõte on ikka see, et kui tuleb Eesti turult ettevõtte, siis idee oleks seda skaleerida ka välismaale. Ja. Kuidas näiteks Arstide Liidu vaatest on igasuguste andmete analüüsiga konkurentsi mõttes, et ega ülikoolid ju tahavad ka endale mingisuguseid töid ja tahaksid ise võib-olla analüüsida, et kas seal on mingi konkurents sisse kirjutatud või tegelikult üks täiendab teist? No ma võiks öelda, et jätkame sel teemal, et arstide vaates on ikkagi nagu kõige olulisem see sama suhe patsiendiga ja ravitöö ja me tahaksime nagu ka siin sekundaarse kasutuse poole pealt, me tahaksime, et andmed oleksid enam ühtlustatud, lihtsamini leitavad, rohkem struktureeritud, me tahaksime, et siin otsa tuleksid otsusetoed, tehisaru lahendused, mis kõik aldaksid neid asju paremini. Mis puudutab konkurentsi, see ei ole ma arvan, et meie vaates see ei ole nagu see teema, millega me tegeleme, et see on riigi teema, kuidas seda ettevõtlusmaastikku ja akadeemilist tööd niimoodi mõistlikult tasakaalus hoida. Meie tahaksime, et andmete kasutamise puhul oleks tagatud siis isiku andmete kaitsenõuded ja eetikapõhimõtted ja muus osas võiks see kasutus olla nii vaba kui võimalik. Nii et pole tulnud ülikoolis seda nurinat, et äkki keegi võtab meie töö ära? Kui seda nurinat ka on, siis ma arvan, et see ei ole, ma arvan, nii arstide vaates nii oluline. Siin võib-olla olekski hea avada just seda põhjust, miks Metroserdis selline valdkond on avatud, et ühest küljest on neid andmeid väga palju, aga nad on killustunud, nad on erinevates andmebaasides ja seetõttu ka raskesti kättesaadavad ja see põhjustab ka selle, et nende potentsiaal on kasutamata täna. Ja Metroserd ülesanne ongi tuua need teadlased, arendajad ja andmed kokku turvaliselt ja tõhusal viisil. Et siin on võtmesõnaks on see, et konkurentsi ei ole. Meie missioon selles ökosüsteemis ongi olla sillaks. Ja olla nii-öelda sõltumatu valideerimiskeskus, pidada silmas neid Euroopa Liidu regulatsioone ja rahvusvahelisi standardeid, toetada innovaatoreid, pakkudes siis seda teaduslikku, kliinilist, regulatiivset ja turule sisenemise tuge ja koostöö ökosüsteemis, partnerlused ülikoolidega, tervishoiuasutustega, idufirmade, kiirendite, riigiasutustega. Et mitte mingil juhul ei ole ülesandeks kellegagi konkureerida, pigem seda maastikku soodustada. Võib-olla lisaks, et Eestis võrreldes naaberriikidega, ma arvan, et meil on väga hea olukord terviseandmetega, et meil on ikkagi suures andmeid, on e-tervise keskkonnas juba kokku toodud, et
et see kahtlemata hõlbustab ka teie tööd, aga meil on siiski väga palju erinevaid infosüsteeme haiglates, perearstide seas kasutusel, et võib-olla selline üks teie roll ka, mida te saate teha, et aidata neid andmeid kuidagi sarnasesse formaati viia, struktureerida, täpselt nagu sa ütlesid, et tuua siis turvaliselt ja sarnaste reeglite alusel kasutusse. Absoluutselt, siin ma olen sinuga 100% nõus. Kus need haiglad ise sellega ilmselt tegeleda ei suuda, et selleks ongi vaja natuke sellist üle riigi vaadet ja võib-olla teil see on olemas. Mis seis see enne oli, enne Metroserdi rakendusuuringute keskust, kuidas neid teised andmeid analüüsiti või mis võimekused üldse Eestis selle jaoks olid? Täpselt sama nagu täna siiski, et täna just toimubki koostöös riigi ministeeriumite, teadusasutuste, Metroserti, sealhulgas kiirendite ja nii edasi, koostöös õigusruumi kaasajastamine, et just luua see terviseandmete teisese analüüsi võimalus. Et põhimõtteliselt võimekus oli, aga nüüd siis teeme selle ruumi ka, et oleks kõik veel parem, veel kiirem, kõik sarnane. Turvaline, just. Turvalisusest tegelikult pidime ka siin saates räägime kohe ära. Päris palju on neid juhtumeid ikkagi siin aastate jooksul tekkinud, kus jälle juhtus nii, et on andmed kuskil laiali ja inimesed on pahased, et kust need nüüd siis välja tulid, minu isikuandmed. Kas selle kogu analüüsi ja selle puhul te võite öelda, et siin on kõik turvaline ja sellepärast muretsema ei pea? Igadest õpitakse ja need õppetunnid on kindlasti arvesse võetud ja Metroserdi andmeanalüüsi töövoog on ikkagi planeeritud väga konkreetselt läbi turvaliste andmeanalüüsi keskkondadega, ka siin me ei dubleeri ja kasutame juba Eestis olemasolevat infrastruktuuri ja selliselt on tagatud kõik see andmete turvaline kasutamine ilma seadmata ohtu kellegi isikliku elu. See on väga hea. Ma ütleks, et võib-olla Eestis on ikkagi siiani väga hästi läinud, et meil neid andmelekkeid on olnud, aga need on mingid üksikjuhud olnud. Ei ole suurtest haiglatest nagu suuri hulk isikuandmeid lekkid teadaolevalt, eks, et on nagu on tõesti üksikud andmelekked olnud mingites väga kindlates valdkondades, ma loodan ka, et need ettevõtjad ja kõik asjaosad on sellest teinud omad järeldused. No Nordica vaatest, milline on üldse teie ligipäässeni olnud andmetele ja kuidas see nüüd muutunud on, kui te Metroserdiga koostööd teete? Ja esiteks me ei ole veel alustanud koostööd Metroserdiga. Jah, alustate. Oleme mingil hetkel alustamas ja ligipääse andmetele on meil ikkagi läbi haiglate, ehk siis meie patsiendid saavad uuringusse liitumisel eetikakomitee poolt siis kinnitatud sellise teadva nõusoleku ja lubavad siis oma andmeid uuringute jaoks nii-öelda kasutada, aga kõik need andmed meieni jõuavad anonüümselt, ehk siis haiglas on arstidel võimalus näha neid andmeid koos nimega, kuid meile vahendatakse see andmestik siis juba ainult koodide alusel. Nii et meie justkui nagu ei tegelikult selliseid andmeid ei töötagi, kus on nagu isikut võimalik tuvastada. Ja Metroserdiga koostöö osas me oleme tõesti mõelnud, et me praegu loome oma sellise andmesüsteemi ja mingi hetk on meil vaja hakata neid andmeid põhjalikumalt analüüsima, struktureerima ja neid nii-öelda leidmaks siis neid ka tõelisi selliseid tulemuslikke tulemusi siis statistilise analüüsi juba tulemusena, et see on nagu see koht, kus me näeme koostööd Metroserdiga. Kui tuleb selline soov, mis hakkab rakendusuuringute keskuses juhtuma?
Ehk siis tullakse täpselt nende samade soovidega, et meil on soov saada paremat statistikat, seda paremini järjestada, teha see loogilisemaks ja nii edasi. Mis on teie töö seal punktis ja kuidas see välja näeb? Siit me võtame need andmed üle, aga need andmed, millega me töötame, on siis juba eelnevalt struktureeritud ja anonymiseeritud ja töödeldakse turvalisest andmeanalüüsi keskkonnas, pidades silmas siis kõiki kehtivaid andmekaitsenorme ja siin antud juhul Nordica näite puhul on juba probleem teadvustatud, mõnel juhul me aitame ka seda probleemi disainida nii-öelda ja püstitada arendusvajaduse ja seejärel me selgitame selle andmevajaduse, koostame siis andmeanalüüsiks vajalikud algoritmi, skriptid, mis iganes selleks vajalik siis spetsiifiliselt on ja viime selle analüüsi läbi ja tulemus võib olla siis kas aruanne, visualiseerimine, riskimudel või muu rakendatav lahendus. Nii et ettevõttel ikkagi see teadustugi, et üldse hakata millegagi peale ja päriselt siis minna selle ettevõtluse poole juurde? Absoluutselt, et rakendusuuringud terviseandmete valdkonnas töötavad andmeteadlased, kellel on väga tugev rahvusvaheline töökogemus ja ekspertiis ka tehisaru rakendamise nõustamisel. Muide, kas tehisarul on praegu ka juba roll arstitöös või kui arstitöös mitte, siis laiemalt meditsiinivaldkonnas? Hetkel see roll on, arvan, üsna minimaalne, et neid lahendusi siin lähiriikides ka on, kus ka tehisaruga oleme kuulnud, et Rootsis on lahendused, mida aitavad kas või näiteks mingeid sissekandeid teha infosüsteemidesse, et juba seal eelnevalt siis kujundavad seda teksti ja analüüsivad, et tõenäoliselt üks valdkond, kus üsna lähiajal tehisaruga aitab otsuseid teha, on näiteks radioloogia, et mingi piltanalüüs, kus võib-olla seal hinnatakse mingeid riske teatud kohtades, siis osa analüüsist teostab tehisaru, osa on siis näiteks arst kinnitab üle. Me peame küll olema väga teadlikud, et kõik need tehisaru lahendused vajavad hoolega läbitöötamist, katsetamist just meie oludes, meie andmetel, et me ei saa kuidagi lubada, et meie algandmed tehisaru poolt üle kirjutatakse ja siis seal võib olla selliseid tehisaru luulelisi liialdusi, millega siis meil hetkel võib-olla, millega meil pärast midagi teha ei ole, et me ei pruugigi teada, mis siis sealne seisund oli. Võib-olla veel üks küsimus, millest me ei ole rääkinud, on äkki see, et see nagu andmed, teadus- ja arendustöö ja siis mingid tooted, teenused, ettevõtlused, see tegelikult võiks vaadata kui nagu ühte teekonda, et meil on igal tehnoloogial on omad valmidusastmed, et akadeemial on oma kindel roll selles, kuidas tehakse siis mingeid esialgseid mudeleid, mingeid prototüüpe ja võib-olla teadlased kõik ka ei adu seda, et on pikk teekond nendest prototüüpidest selleni, et mingi asi võiks nagu reaalselt kasutusse jõuda ja et ettevõtlus nagu peakski käima koos akadeemiaga käsikäes ja kindlasti siin on ka lisaks metroserdile ülikoolidel omad lahendused, kuidas siis mingisuguseid prototüüpe edasi toodetesse, teenustesse viia, aga teatud kohtades, nagu siin on tänases vestluses, et on ka ettevõttel endal kohe kindel teadmine, mida nad tahavad ja need teed peavad samamoodi lahti olema. Ehk siis eraettevõtlust ei tasu riigisüsteemis karta? Üldiselt jah, ma arvan, et teadus-arendustöö saab toimida ainult avaliku sektori ja ettevõtete koostöös, et see PPP on väga kõlav teema olnud pikka aega ja jääb selleks. Kui mõelda ettevõtte tegevusele, näiteks teie puhul, kas seal on see tehisaru roll juba näiteks pisut suurem kui tänases siis päriselt meditsiinisektoris töötavatel haiglatel ja kõigel muul? Meie puhul kindlasti veel ei ole, aga me oleme mõelnud selle peale, kuidas me saaksime tehisaru kasutada, kiirendada teatud protsesse. Üks võimalus on kindlasti dokumentatsioonidega töö, et täpselt see
tehisarule võiks anda üks hetk ülesanne, et dokumendid kõik ära sorteeriks ja meile esitaks täpselt nii, nagu meil on neid vaja, et vähendada siis inimtööjõudu selle koha pealt, aga see on ainult väga hüpoteetiline praegu, me tõesti ei ole jõudnud selles osas veel neid sisse viia, selliseid protsesse, aga üks võimalus, mis me oleme veel mõelnud, kus meie saaksime tehisaru kunagi kasutada, on ka andmete esitamisel sellisel viisil, et kui meile tekib üks hetk andmekogu haava tulemustest, haava paranemist-tulemustest, kus on näiteks ravis kasutatud erinevaid meetodeid, et tehisaru suudaks mingi hetk teha soovituse kliendile, et milline võiks olla teatud ravitüübi puhul, teatud haavatüübi puhul kõige parem ravi. See oleks tõesti päris muljetavaldav saavutus juba. Kuidas Metroserdis senimaani see tehisaru arenduskoostöö toiminud on ja mis teie sellised suuremad plaanid on? Meie näeme tehisaru rolli info vahendamisena siis otsustaja lauale, et kõik vajalik info ja maksimaalselt oleks näiteks arstil kuvatud, et ta saab teha oma parima raviotsuse. Või siis ka meil juba olemasolev kogemus, kus me olemegi välja töötanud ühe konkreetse haiguse puhul riski hindamise mudeli, võttes arvesse nii terviseandmeid kui ka genoomi ja elustiili faktoreid. Nii et igasuguseid variante on tegelikult selle kasutamiseks? Absoluutselt, ja tehisaru siin, mida nagu Neeme välja tõi, need on sellised väga olulised aspektid ja tehisaru töö kvaliteet sõltub ikkagi väga palju algandmete kvaliteedist, kui hästi on välja töötatud see algoritm, mille alusel neid tulemused produtseeritakse, et ta on hästi kontrollitud ja töökindlus on töökindlus on tagatud. Kui rääkida just arstide vaates, sellest on väga palju juttu olnud, et on arstide puudus sisuliselt igas valdkonnas, võib-olla psühholoogia tuleb peale, see on selline viimaste aastate trend ja siin ka noogutate pead. Kuidas siis on, et kas siin on ka mingisugune abikäsi äkki tulevikus tehisaru näol olemas, et me seda puudust saaksime leevendada? Lisaks veel selle, et meil on ju vananev ühiskond ka lähiriikides, et tegelikult igasuguste tervishoiuteenuste vajadus põhimõtteliselt on tõusuteel, et see on tõeline pähkel kogu sellele valdkonnale, kuidas siis toime tulla, et me väga loodame seda, et tehisaru võiks neid ravimeeskondi ja teekondi kuidagi võimestada, et me suudaksime nagu võimalikult väikse hulka personaliga võimalikult palju sellest ravivajadusest ja ennetustööst nagu katta. Ja kindlasti selline kiire ülevaade ja otsuste tegemine, toetamine, et just nagu ajaliselt vähem kulutaks ühele patsiendile. Mitte seda, et patsient peaks siis 3 kuud ootama või 3 kuu asemel 6 kuud ootama, enne kui arsti näeb, aga et me saaksime need otsused teha nagu võimalikult kohe ja võib-olla ka mingid ka andmete kauglugemine, eks siin vanemad inimesed, mingid sensorid on kaasas, kas vererõhk, mingi veresuhkur on, et me suudaksime selle olemasoleva personaliga ikkagi katta seda jätkuvalt tõusvat tervishoiuteenuste vajadust, nii et tegijad oleks rahul ja patsiendid ka töötajatega. Kuna Metrosert on ühtlasi ka riigi poolt toetatud, siis kuivõrd on siin selline riigi tugi olemas just selles terviseandmete valdkonnas, et te näete, et see on valdkond, kuhu riik tahab ja soovib panustada jätkusuutlikuid ja aastaid järjest? Absoluutselt, kuna me aktsiaseltsi Metsaserti omanik on Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ehk riik, siis ja sellised valdkonnad on Rakendusuuringute Keskuses ellu kutsutud, siis see on indikatsioon, et see on riigile väga tähtis. Mina tahaksin siit küsida, et terviseandmed ise on ju valdavalt Sotsiaalministeeriumi haldusalas, et selles mõttes, et kuidas teie näete, et kuidas see ministeeriumite vaheline koostöö on toiminud, et me teame ka seda, et
teadust rahastatakse nagu, teadusrahastus tuleb Teadusministeeriumist, eks andmed on siis Sotsiaalministeeriumis, kasutusettevõtlusest ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis, et kas siin on võimalik ka nagu valitsusülest koalitsiooni kokkulepet selles osas kuidagi soodustada? Siin läks teema natuke libedale teele, aga tegelikult ongi see, et siin on varasemalt korraks käis see teema läbi seoses ülikoolide ja meditsiiniasutuste justkui konkurentsiga, mille me ümber lükkasime, täpselt samasuguses sünergias töötavad nüüd ka need ministeeriumid ja tervishoiuasutused, ülikoolid, teadusasutused ja rakendusuuringute keskus, et ühiselt vastavalt siis oma ülesande eesmärkidest lähtuvalt see süsteem töösse saada ja nende terviseandmete kasutamine saaks võimalikuks just parimal ja kõige väärtuslikumal viisil. Ja mul on ka arstina hea kuulda, et riigis ei ole selliseid silotorne, et ikkagi suheldaks omavahelt väga hea. Nii et põhimõtteliselt nagu vahemees. Me oleme seal nendes töögruppides just see, mida ma välja tõin, et praegu toimub õigusruumi kaasajastamine ja saame ka Justiitsministeeriumi mängu tuua. et nendes töörühmades oleme meie Metroserdis ka osa ringis osalemas ja saame just seda ettevõtluse aspekti ja innovatsiooni aspekti siis nendes töörühmades esindada ja neid vaatenurki lauale. Näeme, kuna sa tõid juba selle riigi vaate sisse, kuidas seni riigi tööga selles suunas rahul saab jääda? Mina võib-olla alustaks mitte andmetest, vaid mõtleks ka nendega haakuvalt tervise infosüsteemidele, et me tahaks tõesti, et võib-olla ka oleks enam näha seda riigi juhtimist just e-tervise infosüsteemide uuendamisel ja suunamisel ja ühtlustamisel, et kui meil praegu ikka on nagu haiglate vahel üsna killustunud need infosüsteemid ja midagi siis suuremas andmetest küll kantakse edasi siis e-tervisesse, aga näha on, et tegelikult ei suudeta neid infosüsteeme uuendada, eks, kui me tahame siin mingid tehisaru lahendusi, et see ei ole väga mõeldav, et iga haigla hakkab oma enda tehisaru lahendusi kuidagi tooma, et tõenäoliselt ikkagi riigi vaates oleks kõige parem, kõige ühtlasem tulemus patsiendi vaates, kõige parem tervishoiutöötajatele, kui need lahendid tuleksid eeskätt selles keskses e-tervise süsteemis ja selleks see vajab siis ka nagu jõulist juhtimist riigi poolt, et me sinna üldse jõuaksime, et meie andmed kõik oleksidki seal e-tervise süsteemis, me saaks nagu reaalselt teha patsiendi kohta otsuseid, sissekandeid, et võib-olla siis see selline praegune haiglate tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide roll äkki ka andmete hoidmisel natukene nagu tulevikus väheneb. Jah, ma kommenteerin siin, et need protsessid praegu kõik on toimumas ja seda initsieerib eriti veel eelmine aasta Euroopa Liidu poolt kehtestatud regulatsioon EHDS, mis on siis elektroonsete terviseandmete andmebaaside süsteemi regulatsioon. Euroopa terviseandmete ruum. Ja see 2026. aastaks peab olema ka liikmesriikidesse rakendatud ja sellest johtuvalt ongi need eelpool mainitud töörühmad kokku kutsutud, pluss on e-tervise strateegia töörühmad kokku kutsutud, et see kõik praegu toimub. Ja selle eelduse loomine toimub. Et ma olen nõus, Arstiliit on ka olnud kaasatud päris mitmesse e-tervise arenduse töörühma, et lihtsalt me tahaks ka nagu seda, et me võimalikult nagu lähitulevikus näeksime juba selliseid samme, rakendusi, midagi sellist, mis tuleks ka nagu arsti töölõual, et me hetkel meil on igapäevaseks töövahendiks on andmevaator, me siis vaatame võib-olla viimase 3-5 aasta vaates neid tulemusi ja nüüd me tahaksime, et meil oleks mingisugune andmeanalüsaator, mis need samad tööd ära teeks. Väga hea, siin tulebki välja, miks Metrosert on vaja rakendusuuringute kontekstis ja seda me nüüd teeme. Täpselt nii, see on väga kasulik. Anna-Liisa, kas teil on ka tulnud nende samade andmete kättesaamisega siis neid probleeme kuidagi ette, et ühel pool on ühesugused, teisel pool teistsugused ja siis proovi neid kuidagi omavahel ühildada
muuta ja mingit arusaama tekitada? No õnneks meie andmekogu ei ole veel nõnda suuremahuline, et me suudame need kuidagi hästi ära hallata ka nii-öelda käsitsi tööd tehes. Aga jaa, ma omast käest tean, et kui ma olen ka teinud teadustööd suuremmahuliste andmetega, et see kogu aeg selline nagu kontroll, et need andmed on ikkagi õiged. Et on kindlasti üks osa sellest tööst, et minna nagu paar sammu tagasi, vaadata uuesti algandmed üle ja siis ehitada sinna võib-olla näiteks teine mudel peale, ja võrrelda neid tulemusi, et pidevalt selline kontrollimine ja analüüs, et see on jah üks osa sellisest andmetöötlusest. Töövaldkond täitsa suur ja lai. Natukene ettevõtlusest ka veel. Me pisut rääkisime, aga mainisite ka siin Euroopa Liitu. Kas Eesti on selline eesrindlik riik, kus tõesti rakendusuuringute keskus pidi ka endale need valdkonnad välja valima, et mille pealt siis tõesti luua Eestist seda innovatsiooni, mis ka laias maailmas kuidagi kasutust ja potentsiaali leiaks, et mis see seis praegu on? Kas me oleme selline tugev, innovatiivne ettevõtlusriik ka terviseandmete valdkonnas? See elektroonne terviseandmete süsteem, mis Eestis on juba mitu aastakümmet eksisteerinud ja see, kuidas need andmed on keskselt andmebaasidesse elektroonsel kujul kogunenud, see on maailmas endiselt unikaalne ja eeskujuks endiselt mujal maailmas ka, et on isegi võib-olla suuremaid andmekogusid tulenevalt riikide suurusest, aga need ei kata sedasi tervet populatsiooni ehk riigiüleselt. Ja see toimib suurepäraselt. Nüüd ongi eesmärgiks luua siis turvaline kaasaegse õigusruumi ka töökeskkond. Aga ühesõnaga, ikkagi nii. Ma lisaks omalt poolt, et Eesti väiksus teistpidi ka suur eelis, et võib-olla kui me oskame õigel ajahetkel tegutseda, siis me saame ka olla nagu suunanäitajaks, kuidas üldse niimoodi, kuidas riikide vaates siis mingisuguseid protsesse juhtida tervishoius, kuidas neid andmeid kasutusele tuua, kuidas neid otsusetugesid tuua, et lihtsalt me ei tohi seda aja hakanud maha magada. Jah, see on võtmesõna, et me peame praegu selle olukorra ära kasutama ja siit jõudselt edasi minema, siis innovatsiooni eeskuju täidab Eesti riik endiselt. Et selles mõttes see lootus on olemas, et Eestist saab veel suurem ja veel olulisem riik just terviseandmete valdkonnas. Jah, see on meie visioon. Ja ma võin öelda, et arstid soovivad ka olla nagu soovivad olla progressiivne osa inimkonnast, et me üldiselt ei karda andmete kasutust, et me töötame terviseandmetega igapäevaselt, andmete konfidentsiaalsus, see kõik on tuttav teema, nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas me nende andmete pealt jõuame siis paremate üldistusteni, tarkade lahendusteni, otsuse tugedeni, et me toetaks nii patsiente kui tervishoiutöötajaid. Ja siinkohal ma arvan, et on ka ettevõtlusel oma osa mängida, sest see on ülioluline, et tekiks nagu diskussioon erinevate osapoolte vahel, et igaüks vaatab seda olukorda nagu läbi oma vajaduste ja ettevõttel, kellel on andmed ja meil on ülisuur vastutus nende andmete koha pealt teha nagu tootele teatud sõnumeid näiteks, et siis meie kindlasti vaatame neid andmeid ka hästi põhjalikult ja kasutame selle jaoks siis abi nii Metroserdi taolise asutuse poolt kui ka eksperthinnanguid arstidelt, et jõuda nagu sellise lõpplahenduseni, mis on mitmetahuliselt nii-öelda läbi arutatud, läbi vaadatud ja läbi analüüsitud. Ja teie vaatest vähemalt, kas te näete seda, et tõesti see terviseandmete valdkond on praegu
üleüldiselt tõusutrendis, et aina rohkem asju vajab lahendamisi ja innovatiivseid lahendusi. Absoluutselt. Ja ma ütleks, et Eesti on selles mõttes väga tulevikku vaatav riik, et siin selline võimalus, et tulevadki laua taha kokku ja erinevad osapooled ja tekivad sellised arutelud, et see on väga omanäoline. Ja Eesti mudel riigina on ka suurepärane, et siin on, et kui me räägime mudelitest, siis me tihti alustamegi nagu väiksematest kogudest kõigepealt ja siis leiame võimalused need viia nagu suuremaks, et siis mudeli poole pealt näiteks, et kui me kogume andmeid siit Eesti haiglatest, et me mudeldame ära selle süsteemi ja me saame seda kasutada hiljem ka globaalses vaates, et tuua juurde teisi keskusi, näiteks uuringukeskusi ja suurendada seda andmekogu. Et Eestis on need võimalused olemas ja e-riik ja kõik toetab ka seda dokumentide vahendamist, mis on märksa kiirem. See on see väikse riigi plussid ikkagi ka. Ma siin lõpetuseks vaikselt kokku tõmmates uuriks ka natukene tulevikuplaanide kohta. Et esmalt Metroserdi plaanid, et mis see 50 aasta perspektiivis nüüd võiks tõesti terviseandmete valdkonnas muutuda, juhtuda lisaks sellele, et tõesti muuta seda õigusruumi ja et see kõik turvalisemaks ja veel paremaks saaks. Põhimõtteliselt me kavatsemegi siis selle valdkonna töö käima saada, luua need väärtused erinevate klientide jaoks ja see nii ongi. Lihtne töö. Lihtsalt palju tööd toimub. Kuidas näeme? Mina loodan seda, et me oleme 5 või 10 aasta vaates üle läinud märksa enam ühtlustatud infosüsteemide tervishoius. Ma loodan seda, et meie igapäevaelus on kasutusel mingid targad lahendused, otsusetoed, tehisaru lahendused. Ma loodan ka seda, et senised vabatekstipõhised terviseandmed, et neid suudetakse juba jooksvalt struktureerida, analüüsida. Me näeme kõik seda keelemudelite võidukäiku, et ma usun, et saab ka üsna oluliselt terviseandmete sissekandeid ja dokumenteerimist mõjutama ja nii ongi. Vaatame optimistlikud tulevikku. Seda peab tegema. Kuidas ettevõtluse vaatest on, mis on need oodatud suunad, kuhu me liigume? Ettevõtte poole pealt meie soovime kindlasti tuua rohkem teadlikkust haavaravi suunale. Üks meie suund on ka tegeleda diabeetiliste jalahaavanditega ja üks meie eesmärk on pakkuda tõesti maailma parimat ravi siinsetele Eesti patsientidele ja kõik see info jagada ka nii-öelda erinevatele osapooltele, et me ainult mitte ei arenda toodet, vaid me ka optimeerime ravisid ja tekitame võimaluse leida lahendusi, et diabeetilise jalahaavandite olukorda parandada ja need võimalikult kiiresti saada ravi, et vähendada amputatsioonide riski. Maailma parim ravi ja parim innovatsioon võikski siis siin podcasti lõpusõnadena vist kuuldavaks jäädaks. Midagi sellist. Olete nõus? Kindlasti. Väga tore. Eesti oleks riik, kus saame pakkuda igale patsiendile parimat ennetust ja parimat ravi. No selliste sõnadega võibki selle podcasti siin kokku tõmmata, jõudsime väga ilusasti ühele meelele. Suur tänu teile kõigile stuudiosse tulemast ja edu siis terviseandmete veel paremal kasutamisel. Aitäh! Aitäh! Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.